ma just mõtlesin, et me äkki ei pea introt isegi tegema, vaata. Nagu selles suhtes, me alguses räägime mingit jama vaata kokku ja siis pärast nagu... Episoodi lõpus tuleb intro. Kolmikpauk. Tere tulemast, daamid ja härrad, kuulama Kolmikpauk podcasti. Martin Laasik on tagasi. Kõik igatsesid, mitte keegi ei tundnud puudust. Sa kõlad nagu raadiosaatejuht. Nagu vaata seal... Kui me Ring FM-is käisime. Ma nagu kogu aeg meelest ära, mis see raadio nimi see oli. Nagu Ehtile vaata. See hääle muutus kohe, kui sa lähed eetrisse. Tere tulemast Ring FM-i, mina olen Martin Laasik ja siit tuleb Justin Bieber. Too late to say sorry. Ei reaalselt nagu alguses. Räägin nagu tavalise inimesega värki-särki ja siis kui läheb nagu rekord. Tere õhtustame härrad ja täna Täpselt, sa ei ole üldse naturaalne, vaata. Mina olen Martin Laasik ja täna kuulame Traffikult lugu Eliise. Eliise. Oota, võiks siis panna ka juba. No mis. Teist täna rääkis meile, et ta on läbipõlend. Läbipõlend, jah. Et tegelikult läbipõlemise näol on tegemist väga ränga probleemiga, mis on nagu väga levinud asi. Ja. Aga kuidas siis mis nagu kuidas sina aru said, et nagu nüüd on läbi? Okei, ühesõnaga, et nagu oled läbi põlenud. Nagu ma tegelikult olen läbi põlenud juba viimased 2 kuud, aga ma sain sellest täna aru selle järgi, et vaata, kui tavaliselt on see, et inimestele meeldib tööl käia või siis see on enam-vähem nagu välja kannatatav, vaata. Ja mul oli täna see, et ma läksin tööle ja ma nagu tundsin, et ma olen kuidagi nagu välja venitatud, vaata. Et ma pean olema igal pool samal ajal ja ma ei taha teatud tööülesandeid teha enam, ma olen väsinud. Ma ei jaksa ja mul käivad nagu teised mõtted kõik peas, sest et mul on ju lisaks töökohale, mul on ju kool, ülikool. Mul on open mic'id, mul on need show'd vahepeal, siis on see podcast ja siis on veel nagu igasuguseid muid asju ka, sotsiaalmeediat üritan ka teha samal ajal nii podcastile kui ka enda nagu sotsiaalmeediakanalitele. Ja siis ongi see, et ma lihtsalt nagu mõtlesin, et okei, et ma ei tea, mis toimub, et ma nagu see ei ole mina, vaata. Lihtsalt peamine ongi see nagu tunnus on see, et sa oled väsinud ja nagu veits nagu depressioonis, vaata. Mitte otseselt, et ma tahan ennast nüüd nagu otsa peale teha, vaata, aga see, et sa nagu ei tunne mitte millestki rõõmu enam. Ja siis ma hakkasin nagu töö juures, ma nagu väga lange mõtetesse, ma töö juures olen mõned oma parimad setid ka kirjutanud, vaata. Seal lihtsalt vahepeal on aega. Ja siis seal nagu hakkasin mõtlema, et ma ju open mic'idel, kui ma käin, nüüd mul on see staadium ka, vaata, kus ma ei tunne, et ma nagu rõõmu tunneks nii palju enam open mic'idest ja nüüd ongi see nagu tundub töö. Ja siis ma tunnen, et mu naljad ei ole enam head, ja ma unustasin eile näiteks selle podcasti kujunduse asja ka ära, ja siis lihtsalt see, et nagu magada üldse ei saa, vahepeal loengutesse ka lihtsalt ei jõua, sest ma olen lihtsalt nii väsinud ja ma ei jaksagi millegi muuga tegeleda. Ja siis ongi nagu see, et sa ei suuda enam millestki rõõmu tunda vist. Ma arvan, et see on nagu peamine asja. See on väga ränki ja pluss on veel see ka, et sa ei taha isegi inimestega enam kokku saada. Ma olen nagu ainsad inimesed, kellega ma nagu suhtlen, ongi nagu komedisiini inimesed on ja töökaaslased. Ja ma rohkem ei jaksa lihtsalt kõik sõbrannad, mis iganes muud asjad. Ma olen kõik eemale lükanud. Eile ma sain kokku esimest korda enda kauaaegse sõbrannaga, keda ma nägin see aasta esimest korda, kuigi me oleme mõlemad Tallinnas olnud nagu pikka aega ja nagu meil on vaba aega olnud, aga lihtsalt ma lükkasin teda eemale nagu. See sõprade osa tegelikult tundub natukene, mis ma olen ise tähele pannud, on nagu siuke täiskasvanuks saamise nagu vastik osa, et nagu siis, kui mul tuli ülikool, tuli nagu see firma veel nagu Endla Craft Distilleri tuli juurde veel, siis oled ka Tartus, on ju Tartu ei ole suur linn, et ongi sõbrad elavad Tartus, ise oled ka Tartus, aga lihtsalt ei ole nagu füüsiliselt seda, ei leia lihtsalt seda ühist aega, kuna kokku saada. Küll on üks tööl, küll on teine tööl ja siis
see ka nagu hakkab nagu tegelikult seesmiselt sööma mingi hetk, et sul on nagu head sõbrad, aga sa lihtsalt ei näe neid niimoodi. No seda küll, aga no see on hea näide ka, kuidas täiskasvanu ja me eemaldume üksteist nagunii, aga lihtsalt antud juhul oli tegemist sellega, et ma ei vastanud lihtsalt inimestele enam ja ma ei olnud kättesaadav, vaata. Ja kui oligi näiteks, et lähme välja, siis ma nagu, kas ma unustasin selle ära kõige selle tegemise käigus või siis ma lihtsalt ei tahtnud enam, sest ma mõtlesin mingeid oma mõtte, nagu oma mingisuguseid arvamusi. Sorry, krookstop. Selle lõikam veel. See jäi peale. Ja siis lihtsalt, et nagu mingi väljamõeldud vastikus tekkis oma enda sõprade vastu. Ma ei tea, lihtsalt nagu see, et oledki kuidagi nii omaette mullis kuskil selles. No ongi vaata see mingi rutiin, aga samas ei ole rutiini, sest sa käidki tööl, koolis, maigil, show'l, koju tagasi ja siis oled lihtsalt seal nagu, me Kauriga vist ka rääkisime, et kui open maigil käid või üldse show'sid asju teed, siis sa tuledki koju ja sa oled nagu täiesti kurnatud, aga nüüd lisa sinna minu puhul juurde see, et ma käin meil füüsilise koormusega tööl, kus on ka vaimselt väga kurnav viimasel ajal ja veel pluss lisaks kool ka, kus ma ei võtnud mitte kõige kergemad erialad endale, et vot. Ja see oligi see, ja siis ma helistasin täna emale ja isale helistasin esimest korda ennem ja küsisin, et mida teha. Ja Kahjuks läbipõlemise karm reaalsus on ainult puhkus ja üsna pikk puhkus, et no ma tulen töölt ära nagu nii selles suhtes. Aga vaata, see ongi see, et inimesed arvavad, et oled justkui läbi põlenud, on ju, et võtan nüüd nädalavahetuse me ei tee midagi, et siis läheb paremaks. Tegelikult see on nagu väga, väga pikk protsess, on ju. Ja see ongi, eks läbi põlemist, ma arvan, et meil maailmas päris palju. Aga samas see on märk, et sa nagu, ma ei tea, kas see on nagu hea, see on nagu märk asjast, et sa teed midagi. Ja, mul isa ütles sama, et sa teed liiga palju lihtsalt. Et see nagu, sul on ambitsioon ja sa tahad kuhugi jõuda, et ma arvan, et see käib nagu sõpradega ka nagu hästi kokku, et kui sul on head sõbrad, siis nemad saavad aru sellest, kui sa teed asju ja võib-olla alati ei olegi aega. Ei olegi lihtsalt ja sest mis iganes tegevused on ees, meie puhul on show'd on ju, või siis mina pean nagu oma distillerit ehitama on ju, aga nagu päris inimesed saavad sellest aru ja jällegi nagu see mingi sotsiaalmeedias see, et ohumärk on nagu see, et kui nagu noores eas on nagu inimesel sõprade jaoks liiga palju aega vaata, et kogu aeg on aega midagi teha. Võib-olla see on nagu see, et näitab, et sa ei tee võib-olla piisavalt, on ju. Ma ei tea, ma see läks natuke laiali, aga just ongi see, et see tuleb lihtsalt sellest, et väga palju asju on käsil, väga palju, sa tahadki väga palju teha, aga lihtsalt mingi hetk su keha hakkab ise sulle märku andma, et no sa ei jõua. Mul hakkasid migreenihood 2 kuud tagasi, sellepärast see oli nagu esimene märk, kus mu keha ütles, et kuule, girl, keha annab mul oli ka migreenihoog mõne nädal tagasi, oli ka see nädal. Kas ikka oli migreen? Mul on diagnoositud auraga migreen, jah. Okei, siis küll. Ma lihtsalt mõtlesin su pilk oli siuke, et sul oli lihtsalt peavalu. Ei, sul oli lihtsalt pahmakas äkki. Aga see tuli selles suhtes, et see tuli sellest, et see oli siuke pikk nädal olnud, vaata. Et hilja voodi vara üles, päris palju alkoholi oli ka mängus. No mul on täpselt sama. Ja too päev, kui mul oli, see oligi see, kus me tulime kuskilt show'lt, me läksime tähistama, sest hästi läks ja siis me jõime mingi 4:30 ja hommikul 9:10 üles, et minna ehitama. Päev otsa ehitad ja siis lihtsalt õhtusöögi lauast tunned. Mul on nagu see, et auraga migreen, eks tähendab seda, et sul silme ette tekivad laigud, vaata. Mul on nagu see, ehk siis nagu vaatad mingid asjad, mingid täpid on silmad ees, või mitte täpid, aga ongi lihtsalt valged laigud hakkavad tekkima. Sul on diagnoositud siis või? Jah, mul oli see, et mul oli, ma ei mäleta, kui vana ma olin, võisin olla mingisugune 15-16, mul oli see, et ma nagu kukkusin jalgrattaga. Same.
ja siis oligi see, et mul oli varem ka migreenijood juba olnud, aga siis ma ei teadnud, mida see on, see oli lihtsalt nagu väga räme peavalu, mis lihtsalt ei lähe valuvaigistega üle, onju. No sa tead ka migreenijook, see on nagu lihtsalt nagu, sa ei oska kirjeldada seda agooniat, milles sa tegelikult oled, ja sa lihtsalt nagu isegi mõelda on valus. Ja ma kukkusin rattaga ja siis nagu mingi kruusa peale käed-jalad nagu puruks onju. Noh, siis käisin Jõgeval EMO-s, seal nagu tõmmati kinni mind onju ja siis lähen koju, tunnen nagu täiesti sassis omadega, ongi niimoodi, et aga see oli kuidagi väga ekstra migreenijook, sest see oli nagu siuke tunne nagu hakkaks insulti saama põhimõtteliselt. Oligi see, et mul nagu üks kehapool ei töötanud enam, tahtsid juua võtta laua pealt, keerasid lihtsalt käsi ise keeras selle kruusi nagu tagurpidi vaata. No ja siis kõige naljakam oli see, et mind viidi nagu ema ise viisid mind EMO-sse Tartusse ja siis see on nagu päris hea, et kus sa ise on nagu pelmeen, vaata, mitte sittagi aru ei saa, ei oska oma nimegi enam välja öelda ja siis sul on lihtsalt mingi 5 õde ümber, kes lihtsalt on nagu, et mis me nüüd siis teeme, nagu nendel oli ka paanikapavad, sest nagu vererõhk oli nagu olematu, mitte sittagi aru ei saanud, oksendasin ja siis ongi see, et kui sul on nagu kari arsti ümber, siis need mõtled ka, et mis nüüd saab. Et siuke nagu väga, väga fucked up olukord ja siis tehti nagu ajuuringuid asju ja siis tuligi välja, et on siuke asi nagu auraga migreen. See kõlab nii ilusti aura migreen, nagu aura veegestus. Ma olen nagu nii gangster, et isegi mu peavalud on aura, vaata. MC aura migreen. Aga see ongi see hea näide sellest, kuidas keha hakkab sulle ise märku andma, et nüüd sa peaks natukene puhkama. Midagi on valesti. Inimesed tihti ise ei saa sellest aru. Ja kas sa teadsid, et naistel on ka mingi viis, kuidas keha annab neile märku, et see mees ei ole neile õige või? See on mingi bussibiit või? Ei nagu, mitte päris see, aga näiteks ütleme nii, et su nahk läheb nagu kas siis punniliseks või mingisugune nahk läheb nagu pekki, vaata, kuivaks või siis tekibki akne mingi teatud kohtadesse, su söögiisud on nagu üles-alla käivad, on ju, umbes nagu oleks mingi rase, vaata, et nagu hormoonid möllavad nii hullult, aga lihtsalt su välimus nagu muutub kas või lihtsalt see, et sul juuksed on nagu ei näe kõige paremad välja või ei sära, vaata, sellist nagu sisemist sära ei ole, et see on su keha, see on nagu naisel nagu keha andmas märku, et see mees ei ole nagu õige, et get the fuck out, vaata. Ka päevade suhtes tegelikult. Päevad on ka nagu niimoodi nagu ebaregulaarsed, kui mees võib olla niimoodi. No see, ma ei tea muidugi, aga no seda vähemalt usutakse. No see tundub ka ju, keha on ju stressis, aga ma ei tea, kas see on siis see, et see alateadus, kas sa nagu oma teaduses ise ei saa sellest aru? Ise ei saa aru, aga su keha annab nagu alateadlikult märku, et kuule, mul oli enda kunagi see eksiga sama. Aga kas ta nagu käitus suga halvasti kuidagi siis või? Niimoodi, et sa ise aru ei saanud? Ma arvan, et asi oli selles, et ta andis mulle piisavalt palju red flag'e ja ma teadsin, et ta annab, aga ma ei teadvustanud seda endale, aga mu keha nagu ja mu nagu vaim või süda või mis iganes sisemus nagu mul teadis, et nagu see ei lõppe hästi. Ja siis tegelikult mul olid varajased märgid, mul tuligi akne ja mul oligi kõik näonahk oli jumala lappes, vaata. Ja kehakaal ka vist tõusis tõusis minu arust normaalselt ja ma nagu olin näost nagu kuidagi paistes, vaata. Et see oli nagu, ma ütlesin, et ei, ma ei usu seda, need on mingi TikToki mingi tüdrukud, et ajavad mingit jama mul. Ei, see oli päris, ma arvan, et see võis olla ikkagi, mingil määral on see tõsi, aga see on umbes sama, et kas sa usud astroloogiasse? Ei, see on ju tegelikult ju, samas naised on, ma arvan, et naised on hormoonidest oluliselt rohkem mõjutatud, kui on mehed, on ju. Need ju kõiguvad kogu aeg. Meestel nagu siukest hormonaalset kõikumist ei ole. Kellegil oli vist kunagi mingi set või kuskilt ma lugesin, ühesõnaga, kas see oli nali või kuskil oli päriselt kirjas, et naistel on päevad 5 päeva kuus või midagi siukest, aga meestel on need päevad, nii-öelda see sama asi, on 24 tundi. Ehk siis mehed on nagu, meestel on see mingi östrogeen või mis hormoonide disfunktsioon. Mingi asi on niimoodi, et mehed tegelikult ärkavad üles nagu
sama või kõrgema doosi selle mis iganes asjaga, mis naistel on päevade ajal, vaata. Aga naistel on lihtsalt see mitu korda tugevam. Midagi sükest oli. Noh, maal öeldakse selle kohta, et tead, täiskuu oli ja lihtsalt ei maganud hästi. Täiskuu ja mingi liba mingi asi, vaata. Oh my god. Ei, jaa, aga noh, samas see ju kõik, vaata, ma arvan, et mehed võivad olla samamoodi ka nagu naise käitumisest väga mõjutatud, ma arvan. No pigem on ju. Et noh, see on muidugi aru saada. Naised juhivad mehi. No jaa, ja noh, see ongi see, et noh, naine on mees on pea, naine on kael, aga pea vaatab ikka sinna, kuhu kael teda keerab, on ju. Saad sellest nagu... Look at that ass. Et sõltub ju väga mehest ka, aga kui sa nagu hästi klapid oma naisega, siis sa ju samamoodi tegelikult elad seda halba emotsiooni läbi ka nagu mehena, kui naisel on nagu kehva alla vaata. See mõjutab sind. Või siis ongi sa oled eit ja solvud iga asja peale, kui naisel on paha tuju. Mis on ka variant? Ma arvan, et seda on järjest rohkem nagu. On küll, jah. Meil on nagu vaja leida mingi kuldne kesktee, et nagu kus on nagu ühel pool on nagu mehed, kes on nagu see, et mis sa lorad, sul on päevad, on ju, ära ohi, ja teisel pool on mehed, kes nagu solvuvad iga su asja peale. Oleg, kas sa oled see, kes küsib naiselt, et ole nüüd, et sul on päevad, et see on okei, või sa oled nagu solvud iga asja peale, mis naine ütleb? Ma ei mäleta. See on ikka kolmikpauk lihtsalt. Nii kaua single olnud, ma tahaks ka nagu Oleg olla ja ma tahaks ka olla niimoodi, et ma olen single nii kaua, et ma ei mäleta meestest mitte midagi. See oleks imeline. Nagu ma ei mäletaks neid meeste probleeme. Sa arvad, et Oleg on nii kaua single, et ei mäleta meestest midagi? Ei, nagu Oleg ei, nagu selles suhtes, et nagu noh, et ei mäleta vaata asjadest. Aga ma ei ole nii kaua single olnud. Sul elus asju toimub kogu aeg. Ma tean, sellepärast sa tahtsidki muga podcastida. Sa oled nagu... Kusjuures sa oled mingisugune 5 inimene, kes mulle viimase mingi 2 nädala jooksul ütleb seda, sul on nii kogu aeg toimub midagi, jaa, ma tean. Seepärast ma olengi läbi põlenud. Ei, lihtsalt nagu... Ma ta naljakas on kõrvalt vaadata seda, et kus me nagu... No me saame ju hästi läbi oma vahel, me räägime asjadest. Väga hästi. Ja see ongi vaata see, et... Naljakas on sind nagu võib-olla kuulda, et kui sa mingi ütled mulle, et näed, et ma ikkagi nii väga tahaks meest ja värki-särki ja siis kui on mingi mees, siis on see, et tead, ei ole isegi aega tegelikult selle jaoks. Tegelikult lihtsalt ajastus. No, jaa, mul on ajastus lihtsalt nii halb, see on nagu, praegu mul on kõige halvem aeg üldse nagu meest nagu, või meestega tegeleda nagu tõsisemalt selles suhtes, et ma ei saa välja arvatud juhul, kui nagu ongi inimene, kellega ma pidevalt kokku puutun, vaata, ongi mingi... Näiteks Kauri. No, ma ei mõtle päris seda, aga nagu ma lihtsalt nagu, ma ei jaksaks oma nagu sellele kaaslasele siis nii-öelda, ma ei jaksaks talle seletada seda, et kui oluline minu jaoks on nagu kõik praegu see, mida ma teen, vaata. Podcast on minu jaoks oluline, sest ma olen seda nii kaua aega tahtnud teha, vaata. Onju, ma enne Rivo ja Mikuga, enne seda, kui ma ütlesin neile juba, et ma tahan podcasti teha, ma tahtsin juba ammu podcasti teha, ma tahtsin 2 aastat tagasi podcasti teha, 3 aastat tagasi, vaata. Ma tahan sellega tegeleda, ma olen 100% selles sees, on ja ma teen mida iganes, on ja ma õpin uusi asju, mida vaja. Open mic'id, see on, või noh, komedi üldse, see on minu jaoks suur asi, on ja. Ja noh, kool. See on ka, noh, enam-vähem, vaata. Kool on ka seal. Ei noh, lihtsalt ongi see, et ma väga raske on võib-olla leida inimest, kes jaksaks esiteks minuga toime tulla ka ja nagu... See on see, et igale potile on oma kaas, vaata. Ja, aga praegu lihtsalt ajaliselt ma nagu, ma ei suudaks ka keskenduda, ma ei suudaks nagu anda endast nagu... Ei, ajastusel on nagu väga suur roll. Ma saan nagu omast kogemusest ka seda rääkida, siis nagu näiteks minu praegune siis naine, seal nagu... Ütleme, et ta nimi on Liisi. Ei,
me juba ütlesime ühes podcastis ta nime. Ta on Laura. Laura. Aga tšau Laura. Ta ei kuula seda. Endiselt. Aga just seal oli see, et ajastus oli nagu õige ja mõlemal oli nagu üksteise jaoks aega ja nagu see asi kulges väga nagu mõnusalt, väga nagu naturaalselt onju, aga samas jällegi ajastuse kohta rääks, ma olin nagu kaitseväes, kui ma olin kaitseväes, siis oli ka nagu tekkis mingi partner onju, aga seal oligi see, et lihtsalt nagu kui ma nagu olin alla linnaloal või midagi, siis tore on selle inimesega koos olla ja värki, aga samas jättis nii jõhkra nagu mõlgi, jättis see, kui ma olin nädala sees ära või see, et kui ma olin vahepeal metsas onju, siis ma ei olnud 2 nädalat kodus. Ehk siis see kõik nagu mõjutas seda ja siis on nagu need lahkarvamused palju kiiremini tulema ja oligi nagu see, et ka nagu tema elus oli nagu ka raskem aeg onju, võib-olla tal olekski olnud vaja nagu seda tuge rohkem, aga samas jälle, kui mina olen kogu aeg ära, siis ma ei saa seda anda ja see tekitab nagu paratamatult siukest nagu hõõrdumist onju. No ja mul ongi praegu siuke tunne, nagu ma oleks sina kaitseväes. Sest ma ei saa lihtsalt, ma ei saa ise, nagu värk ongi selles, et kui ma ei saa ise endagagi hakkama, kuidas ma peaks nagu suutma kellelegi teisele mingit tähelepanu või armastust või usaldust või ükskõik, või mitte usaldust, seda ma usaldan kõiki liiga kergelt, aga nagu kuidas ma peaks kellelegi pakkuma midagi, kui ma ei saa ise endagagi hakkama, nagu kui mu endal nagu mul ma ütlen, mul süda on nõrk, aga mul on praegu niimoodi, et ma nagu kui ma täiesti aus olen, ma vaevu püsin püsti. No sinu puhul ongi vaata keeruline see, et mina kaitseväes on see, et ma olen füüsiliselt ära, aga võib-olla ongi sinu puhul on raskem mõista seda, et mis mõttes sul ei ole aega, sa oled ju Tallinnas, et nagu sina oled Tallinnas, mina olen Tallinnas, no see ju klapib, kõik on ju nii lihtne ja loogiline, et see tekitab kohe vastaspoolest siukest nagu küsimärki, vaata, et nagu mis mõttes, et ja kui sul on nagu vastaspoolel ka siukene emotsionaalsem inimene, onju, kes elab nagu kõike läbi ja võtab kõike hästi nagu tõsiselt ja värki nagu ei mõista nagu seda, et mõtleb ülevaates, et kui sa ütled, et sul ei ole aega, siis ta on see, et issand jumal, ta ei taha minna. Tegelikult nagu suure tõenäosusega tähendab lihtsalt seda, et sul ei ole lihtsalt aega selle jaoks, aga ongi, siis see teine pool hakkab seda ju jälle üle mõtlema ja siis see lähebki, tekivad nagu suht nagu kohe probleemid, sest teine pool võib-olla ei saa aru, miks sa oled ju siin, miks me ei saa kokku, ja samas ongi see, vaata, kui sul nagu väga palju asju toimub ka, siis isegi kui sul on õhtul see aeg, siis sa tahad seda ka enda jaoks. Ma räägin ja ongi see, et ma nagu ma ei tea, ma lihtsalt ma ei oska kuidagi olla praegu kellegiga. Ma ei oskaks lihtsalt, sest et ma isegi nagu ma ei tea enam, mis tunne on normaalne olla, vaata. Ma ei tea, mis tunne on nagu püsisuhtes olla siuke rahulik kodumammi. Ma ei ole ju kodulik rahumammi. Rahulik kodumammi. Kodulik rahumammi. Ma ei ole ju see. Ma ei suuda olla. Ma olen alati teadnud, et ma ei ole see vend, kes kodus istub ja kuradi lasanjat sulle õhtul teeb, vaata. Ma ei oota sind kodus, vaata. Ma olen kuskil teen open mic'e kuskil keldris mingi 20 inimesele, aga ma ei tee peenise nalju seest. Aga ma teen ikkagi, ma teen kuskil õhtul showsid, vaata. Ma elan seda elu praegu, mida ma olen tahtnud endale väga pikalt. Ja tegelikult seda open mic'i kontseptsiooni tegelikult on vahest kõrvalistele inimestele väga raske seletada. Ja. Nagu oma vanematele pean seletama, et ma sõidan 2 tundi Tallinnasse, et teha lava peal 5 minutit ja siis ma tulen sealt tagasi. See ongi see, et võib tekkida küsimus, mille jaoks, aga samas ongi see, et esiteks mulle meeldib seda teha ja teiseks, kui ma tahan, ongi see, et kui ma tahan alla komedis kuhugi jõuda, midagi teha, ka natukenegi pildis olla, siis ma lihtsalt pean seda tegema. Aga ongi see, et võib-olla kes on sellest nagu võõras, tema ei saa nagu sellest aru. Ja jälle tekib probleem. Mulle meeldib, et mu isa ütles täna, et sa võid ju open mic'id ka ära jätta. See on nii jõhker. See on nii jõhker, kui kähku sind ära unustatakse koomikuna. Saad aru?
nagu a la inimesed, vaata, kes teevad Tallinnas open mic'i onju, siis Tallinna koomikud ja siis kui ma vahepeal ei käinud, siis ongi see, et sa juba nagu lood, ma ei tea, kas mingi nagu, ütleme suhtluse võib-olla inimestega, vaata, nad nagu tunnevad su ära, ütlevad sulle nagu tšau, sa räägid nendega paar sõna juttu, ehk siis nagu midagi seal tekib. Täna närvis on natukene, sest sa pead hostima ja. Ai, ma lihtsalt mõtlen nagu seda, et ongi see, et kui sa vahepeal ei tee jälle mõne nädal, siis see tegelikult hääbub jube ruttu. Aga ma nägin ka ju seda, kui sina Kauri Kauri vist vahepeal isegi tegelikult Kauri ka minu arust vahepeal ei käinud siis, kui meil see ligipääsetavus algas, vaata, siis minu arust ei käinud üldse enam, sest ma mäletan, et ma nägin sind vist, ma ei näinud, tegelikult ma tegin ju augustist, septembrist novembrini, ma käisin peaaegu kõikidel open mic'idel, mis olid ju Tallinnas ja Tartus ja siis ma nägingi sind ainult Tartus ja mina isegi ei teadnud vahepeal nagu, kes sa oled, vaata, kuigi ma olin varem sind näinud, on ju. Ja siis ma sain aru ka, et kui te nüüd Kauriga tulite või kui sina tulid üle pikka aja ükskõike tegema, siis ma tundsin küll nagu, et seal oli siuke nagu, kuidas nüüd öelda, energia veits, et sa tundsid ennast nagu, sa ei tundnud ennast väga nagu koduselt või niimoodi. Teised olid ka sinu suhtes nagu, et veidikene nagu, kes see on? Ma olen inimesena ise ka kahjuks vaata siuke hästi pelliglik, vaata, mulle ei meeldi võõrad inimesed, mul on väga raske nagu uusi nagu suhteid luua, vaata, inimestega. Ja see on ka see, et ma ei taha olla kellegi jaoks tüütu, onju, ehk siis mulle meeldiks teiste koomikutega nagu suhelda, aga jällegi, kui mul ei ole midagi tarka sulle öelda, siis ma ei lähe ju mingi koomiku juurde, et ma ei tea, mis sa täna hommikul sõid, mõttetu, me ei ole, esiteks me ei ole sõbrad ja teiseks nagu kuhu see viib. Kui see sind tohutab, siis ma ka ei julge teiste koomikutega rääkida. Sa oled kuidagi nagu, ma ei tea, see on nagu teistmoodi. Aga samas ma ise olen seda usku, et lihtsalt anda asjale nagu mina talitan nagu seda pidi pigem, et ma annan asjadele aega, et lihtsalt mind vastu võetaks. Nagu, mida on ju tegelikult väga palju ka nagu podcastis räägitud on see, et uued koomikud tulevad, onju, et siis nagu ole maru rahulik, et käi vähemalt nagu aasta aega, enne kui siin nagu üldse, keegi su nime teab, mis on tegelikult minu arust väga mõistetav. No siis mul on väga hästi läinud ju. Nagu, samas, kui sa mõtled selle peale, teil on nagu skeene, onju, väga palju open mic'erid tegelikult käib ju läbi, teevad paar korda ja siis enam ei tee, onju. Ehk siis sa pead ju nagu näitama nagu ka seda, et sa oled nagu reliable, nii-öelda. Mitte jätkusuutlik, püsiv ikkagi. No jah, püsiv jah, et nagu see, et inimesed näevad, et oh my god, et sa nagu näitadki seda, et sa nagu võtad asja tõsiselt ja siis on nagu sinuga nagu suhtlemine nagu mõnes mõttes väärt ka, onju. Et pole ju, kui ma ütlen nagu mingi suuremate koomikute peale, nagu neil on neid sõpru nagu niigi sitaks, onju. See üks open micer, mis ei anna mitte midagi. Aga samas ongi, kui me teeme nagu püsivalt sama asja, oleme nagu, mina olen 3 aastat teised teevad, onju. Et 3 aastat teevad on? Näitlikult, vaata. Ehk siis nagu selles mõttes ongi see, et ma olen nagu näidanud seda, et see ei ole lihtsalt see bucket listi see, et ma käin laval ära, vaid see nagu see kunst huvitab mind, ma tahan seda teha ja siis on nagu, siis järjest ju samas tekib ka millest rääkida omavahel, onju. Ja ma olen arvestanud sellega, et lihtsalt see koduselt tundmise asi, see võtab lihtsalt aega ja nii ongi. Et nagu Rivo on tegelikult nagu väga toredalt nagu roninud sellest nagu komediskenes, onju, aga ongi see, et tema nagu pühendab ka oluliselt palju rohkem nagu aega sellesse, et mis on nagu, igal inimesel ongi omad eesmärgid, onju. Ja kui ma elaks Tallinnas, ma oleks ka igal open mic'il, aga no see ei pea selles suhtes, aga see oleks ja poleks jutt ka, onju. Et kui mul oleks need võimalused, ma võiks seda teha. See on ka vaata bunch of bullshit, onju. Aga lihtsalt ongi see, et ma olen enda peas praegu leidnud nagu selle, et komöödia või komedi nagu ei saa olema minu nii-öelda põhileib nii-öelda siis, et ma ei tööta ma ei tööta selle nimel, et minust saaks elukutseline koomik, vaid ma töötan selle nimel,
et mul on nagu siuke sitaks äge hobi. Ma tahan, et ma nagu suudaks häid nalju kirjutada, aga samas minu nagu elutöö on praegu minu nagu distilleri onju, mida ma nagu teen päeval ööl onju. Ja lihtsalt see komedi seal kõrval on nagu äge, need inimesed on väga toredad, esined on väga fucking äge. Olgem ausad, väga vähesed, mis saaksid komedit põhitööna teha. Aga see on tore, või nagu stand-up, ma ütleks, on nagu viimasel väga suur osa minu elust nagu. No, selles suhtes, et kuidas ma seda ütlen, mulle nagu meeldib seda teha. Jälle vaata, see ongi see kõrvalisele isikule vahest on nii keeruline seletada, näiteks minu isale on, ta ei mõista seda stand-upi nagu kontseptsiooni, vaata. Ta saab võib-olla nagu sellest aru, et ma tahan stand-upi teha, et omale mingi nimi teha, et mul oleks selle alkoholi business siis veits nagu lihtsam, on ju. Pole alkoholi business, anna mulle please uus longero. Jah, kohe. Aga samas jällegi, vahest ta küsib, et nagu, et miks on nädalavahetusel 2 show'd vaata teil tuuril, et nagu mille jaoks seda tõmblemist vaja on. No sest fucking äge on. Ja nagu... Tea, mis ma tähele olen pannud, sa oled väga vähe ropendanud täna, mis toimub? Me võime ka seda muuta. Või, see on nagu kohe, kui kaurit ei ole, vaata, siis on kohe kuidagi sa oled pehmem inimene, vaata. Ei, meil on täna siuksed hinge puudutavad teemad. Ja siis tavalised on TPK-da. Ei, ma lihtsalt nagu, ma nagu avan ennast sulle praegu, ma avan ennast kuulajatele, ma räägin nagu, ma räägin mikrofoni asju, mida ma ei julge oma isale otse. Isa, vaata siis, kui sa mind 5-aastasena pilastasid, see ei olnud okei. Isa. Mine putsi. See on mingi sinu fantaas, kuule olevat. Ei no, sa lihtsalt ise ütlesid, et nagu asjad, mida tahaks isale öelda, aga ei julge. Valed asjad. Vaata, see on see only say the wrong things. Daddy, dad, remember when you said that the little elf wants to visit you? Asi, mida sinu isa sulle ei ütle, ma on uhke sulle täis. Oli hea tunne või? Ei, ta on öelnud. Mu emps paps mõlemad on öelnud seda. Ma pidin muidugi ütlema, et emme, oled uhke mõlema. Oled. Ütle nüüd. Aga kusjuures see on huvitav asi, et Eesti vanemad, nagu Eesti lapsevanemad, nad ei kiida oma lapsi niimoodi nagu või nagu sellist asja, minu arust eestlaste nagu majapidamises ei ole siukest asja, et ma olen uhke sulle, ma armastan sind, vaata. Me oleme nagu kobi voodis, homme on kool. Või siis on see, et nice, hästi tehtud või midagi siukest või nagu, hea töö või nagu ma ei tea, mis nagu poistele öeldakse. Samas, või siis ignoreerivad. Samas ma näen arengut nagu oma vanemate peal tegelikult. See on huvitav maitse. On. Ja. See on uus Saku Ice mingisugune, me võtsime prooviks. Me degusteerime praegu. Saku Ice ole. Kus ma jäin? Et ma tunnen, et me mingi areng tõimest nagu oma isa pealt näiteks. Siis tema on küll, ma ütleks meile nagu ta näeb vaeva, et pakkuda meile seda, mida tema nagu ei saanud. On ju, et ongi see... Sorry, see on naljakas, sellepärast, et mu isa ostab endale kõike seda, mida ta endale ei saanud. No see seda ka, aga just ongi see, et ma ei ole pidanud kunagi nagu lapsena või isegi praegu tundma seda, et mind ei kuulata ära või et ma pean oma muredega üksi olema, on ju. Mul ei ole nagu seda probleemi kunagi olnud ja ma nagu võib-olla mõlemalt näen, et vaata, kuna nagu nõukaaeg oli teine aeg ja lihtsalt oligi palju tööd ja ei olegi nagu aega niimoodi, et kindlasti nemad ei saanud siukest tähelepanu, näiteks nagu oleme meie pere nagu lapsed saanud, on ju. Selles suhtes ikkagi nagu müts maha ja ma arvan, et me nagu areneme ikkagi selles osas, et samas mõtlen nõukaaja vanemale seletada, et ma lähen Tallinnasse 5 minutit tegema ja siis tulen tagasi. Nad ei anna hobustki sulle nagu fuck you täna. Ja nad ei anna isegi selle rongi jaoks raha. Siis olid rongid ka vist juba, ma arvan. Aga seoses... See üks rong oli.
mis Siberisse läks ja meid küüditatakse, vot kui tore, lapsed, pange asjad kokku. See on see hea bitt, tujurikku sketš. Aga sa rääkisid vaata sellest tähelepanust ja asjadest, et kuidas nõukaajal vaata, meie vanemad ei saanud tähelepanu ja blablabla. No ma enda ema lapsepõlvest ei hakka rääkima, see oli suht see on natuke liiga ränk. Aga mul oli minu arust see, et kuna ma olen kõige noorem vaata laps ja ma olin meie nagu ma olin ema ja isa nagu nii-öelda siis suguvõsast või nagu õdedest, vendadest, tädid olnud, kes mul on ja ma olin esimene tüdruk kogu suguvõsas ja ma olin kõige noorem ja siis oli see, et hoiame, vaata nii palju tähelepanu saad, ilmselgelt nad ootasid ka tüdrukut on ja siis mind hoiti räigelt nagu ma mäletan seda on ja aga ma nägin piltide pealt, kui palju vanaemad, mingi vanatädid, kõik nagu mingi käisid nagu võidu, et saaksid mind nagu süles hoida on ja siis ma arvan, et ma vist harjusin sellega kuidagi nii ära, et mind nii hoiti ja siis vist mingi 5 ma olin mingi 5 või 6 vaata, mäletad, ma rääkisin sellest, kui ma vanaema juurde mind viidi on. Aga siis oli ju see, et see oleks olnud ainus aeg, kus ma oleks saanud enda vanematega kogu aeg olla, vaata, sest et kui sa oled mingi tatikas, sind ju viiakse sügisel lasteaeda, on ju. Ja siis ainus aeg, kus sa oma vanemaid näed, on õhtuti ja nädalavahetused, on ju. Ja nädalavahetustel ma olin kogu aeg õues, vaata, mängisin teiste lastega, nii ma nägin neid ainult õhtuti, vaata. Ehk siis väga vähe, aga mul olid sõbrad olemas. Aga siis suvel, vaata, alati sa ei saa ju sõpradega olla, kõik sõidavad ära, mis iganes, vaata. Mind viidi vanaema juurde, on ju. Ja siis oligi see, et nagu hüljatuse tunne tekib, vaata. Mul ei olnud kunagi seda, sest minu vanaemad mõlemad elasid meist kilomeetri kaugusel. No vedas sul, mul oli üks oligi see elas Võrust edasi, vaata Läti piiri ääres põhimõtteliselt ja teine elas Jõgeval, aga sinna mind väga ei viidud. Aga mind viidi just sinna, mis on Võrust Vasselina vanaema juurde ja kuude kaupa olingi seal suvel, vaata. Ja oleks siis olnud see, et oleks mul seal sõbrad olnud. Ei olnud. Ma olin vanaemaga, et veetsin kvaliteetaega kogu aeg, oligi niimoodi, vaata. Minu arust ma olen kunagi seda rääkinud, aga ma ei mäleta, minu arust podcastis ma ei rääkinud, aga seal oligi niimoodi, et 8 hommikul üles, suvel. 8 hommikul üles ja 8:30 hommikusöök vanaema ja ühe naabrionuga. Ja nad jälgisid kogu aeg, et mul sirg selge oleks, sirg selge, et mul sirg selge oleks ja mul selg sirge oleks on ja et ma sööks nagu viisakalt toitu, ei luristaks ja värki ja siis iga kord, kui natukene halvasti sõin, vaata, siis oli kohe ai on ja siis oli see, et me sõime hommikusöögi ära aiamaale tööle. Vana, hea. Ja siis vanaema läheb alati vaata varem veidi ära, ta läheb lõunasööki tegema. Mina jään ju tööd edasi tegema. Mis arvad, et mul sõpru seal oli või? Ja siis oli pärastlõunane vaprad ja ilusad see kohustuslik on ja siis ta tegi väikse lõunatudi ja siis oli minu vaba aeg. Nii et sa küsid, miks ma stand-upi teen, mitte et sa oleks küsinud, aga nagu me jõudsime tähelepanu alt siia, vaata. See oli minu elu. Ja tegelikult mina ei vingu. Ma olen terve elu maal kasvanud samas majas, samas nagu sünnikodu on ju. Ja see on nagu teinud minust parema inimese. Selles suhtes, et ma nagu talun tööstressi väga palju paremini kui osad minu vanused. Sest ma olen lapsest saati tööd teinud. Ma olen pidanud asju tegema. No tööstress, jaa. Et mingi aeg ma nagu kadestasin neid, vaata koolis ikka on ju palju inimesi ja paljud on korteris on ju. Ja siis ikka oli nagu see, et nemad lähevad koju lihtsalt mängima, ma pean minema koju munu niitma, vaata. Aga samas praegu ma tunnen, et ma nagu vaatan osas inimesed, nad ei teegi siit, nad mängivad ikka arvutimänge. Nagu nad on 25, nad ei käi fucking töölgi, on ju. 58 minti in ja me saame esimese vee. Et nagu, ei,
reaalselt. Ja siis nagu vaatad iseennast, noh, mul on nagu, kui ma päev otsa midagi ei tee, mul on halb tunne, ma lähen õhtul ise garaaži vaatama midagi tegema. Nagu sul tekib nagu süütunne või nagu. See süütunne ja see ongi vastutustunne pigem. No mõlemad. Ja see ongi, ma arvan, et see, mis nagu elus edasi viib, on ju. Et see tekitada juba lapses harjumuse, et ta peab asju tegema, et lapsel on ka kohustused, on ju. Noh, ilmselgelt ei ole see, et sa nagu hommikul viskad tati välja, et ära mine kuradi mölla ja õhtul vaatame üle, kui palju tööd tegid, siis vaatame, palju süüa saad, seda ei olnud. Aga ongi see, et sa ei saanud ka nagu nii sama vahtida, on ju, et tema on laps, tema ei pea, ei, nagu lapsele on tema tööd, vaata, tema on nagu kohustused, on ju, et nagu laps jõuab täiesti vabalt, ma ei tea, kaminasse puit tuua, kui vaja on, või noh, ma ei räägi nagu 3-aastasest, aga kui sa oled nagu mingi 7 juba midagi, jõuad nagu mellata, on ju. Ja siis järjest nagu anti sulle nagu neid kohustusi ja noh, niikuinii ju maapere on ju nädalavahetusel, sa on niikuinii kogu aeg väljas. Ehk siis sa teedki kogu aeg ka nagu koostööd, teedki koos nagu tööd. Teete koostööd. Ja ongi nagu... Teete koostööd. Koos tööd. Ja nüüd Oleg beatboxiga. Et ma arvan, et seda, kui ma lapsed saan, no jumal, nad hakkavad niimoodi orjama. Mulle meeldib see, et sa hakkasid sellest tööst rääkima, aga minu point oli see, et mul ei olnud sõpru. Ei, sorry, see nagu puudutas mind, ma tahtsin sellest nagu rääkida. See on armas, sest et meil on mõlemal mingisugused teatud traumad, vaata. Täna lihtsalt pooled meie, mitte pooled Eesti, mingi 200 inimest äkki mingiks ajaks. No mingi kõik Eesti inimesed. Mingi 1/100 Eesti rahvast ja Oleg saavad teada, mis meil päriselt südamel on, vaata. See on nunnu. Ja pluss veel, see on Saku Ice'i see mõju. Okei, sinul ei olnud sõpru, see on nagu trauma võib-olla, ma ei tea, ma tahtsin nagu sinna jõuda, et ma nüüd täiskasvanu eas on aru saanud, et tegelikult see tegi head mulle, mida nagu minu vanemad mulle tegid. Mulle meeldib komöödik. Täitsa pekkis, keegi ütles mulle ka veel seda, ma ütlesin koomik, mitte komöödik. Sünnipäeval, kus ma käisin õhtu ühte tegema. Et comedian Jimmy Carr. Jimmy Carr. Eddie Murphy. Jimmy Carr. Jimmy Carr. Ma mõtlesin, et sa mõtled Jim Carrey. Sorry. Oh my god! Ma mõtlesin, kes see Jimmy Carr on. Jimmy Carr. Jimmy Carr. Ma mõtlesin, Jimmy Carr. Jimmy. Ma olen harjunud kuulma Jimmy Carr kogu aeg. Jim Carrey ja Jimmy Carr. Jimmy Carr. Ta mingis... Eddie Murphy. Ole ma ei tea küll. Et tema mingi jälle sotsiaalmeedias mingi set, vaata, keegi küsis ka, et kuidas nagu lapsi kasvatada. Siis ta ütles ka see, et anda oma lastele parimat, sa pead olema vahepeal hetkes halb. Sest nagu laps ei tea, mis on tema jaoks parim, aga sina lapsevanemana võiks teada. Et see täpselt, see seob nii hästi minust, seda seostub nii hästi selle töö tegemisega, et lapsena ma nagu vihkasin seda, et ma pidin puid laduma, aga samas praegu ma saan aru, et nagu see on tekitanud minus nagu mingi kohusetunde. Ja ongi see, et olla hea lapsevanem, sa pead vahest olema hetkes halb. Selle kohta mingi vanasõna ka, et raske töö kannab vilja või mingit siuke. Mida külvad, seda lõikad. Väga palju erinevaid. Et jah, ma ei tea, mis siit kaasa võtta. See, et raske, nagu kasvatage oma lapsi hästi. Ei, nagu see on tänapäeval nii moest ära läinud. Ma ei tea, ma selles suhtes ma kardan reegelt lapsi saada. Ma ka. Mis siis, kui fuck up'id? Ma ei tea, nagu, mis ma peaks tegema lapsevanemana, et minu lapsest kasvaks nagu parem versioon minust. Et ta ei fuck up'iks nii palju enda elus kui mina. Mul üks sõbranna, ma ei mäleta, kes oli, või mis iganes, igatahes oli siuke hea lause, et Tess võib su lapsi üles kasvatada, Tess võib su lastele koolituse teha kõike seda, mida ei tohiks teha, vaata. Seda ütles Kauri minu arust. Jaa. Podcastis. Jaa. Ma arvasin, et mingi sõbranna ütles või mu ema ei, minu ema ütles minu arust mu sõbranna. Ei, Kauri ütles ka podcastis, et ta saadab oma lapsed sinu juurde. Mu ema ja Kauri on põhimõtteliselt sama inimene. Su ema on Kauri spirit animal lihtsalt. No, ma ei imesta, nad said nii hästi läbi ka, kui nad kohtusid.
mõtle, kui lihtne su elu oleks, kui sa Kauri ära võtaks lihtsalt. Noh, ta on siin samas. Mu ema ütles sama. Teeb sama asju, emale meeldib juba. Emale juba meeldib juba olemas, vaata. Lehma ei ole veel. Lapsed on põhimõtteliselt suured juba. Pole vaja teha. Kui ma nagu... ma ei saa tööd ja lõbu segada. No Kauriga juba on töö ja lõbu segatud. Ei, ma nagu... Ei, Kauri on MVP. Ma nagu vanemate... Ma mäletan seda, et kui ma nagu kunagi hakkasid nagu naisi sebima ja värki. Jaa, oli tahad. Siis ma nagu kohati vaatasin nagu ka potentsiaalseid partnerid, keda ma niikuinii ei saanud. Aga ma valisin nagu selle järgi, et nagu mul veits oli mõttes see, et kas mu vanematele meeldiks. Et nagu see vanemate heakskiit oli kas nagu mitte kuttidel ei ole see kogu aeg või? Et nad vaatavad nagu, et... No sõltub perest, no, ma arvan. veidi. Sõltub perest, ma arvan. Mul on väga suur nagu, ütleme nii, kriteerium see, et ma mõtlen, et kas mu isale meeldiks, aga mu isale meeldivad kõik mu ekskutid vist või tähendab 4-2 meeldivad väga ja mu emale meeldis ainult üks. Ja... Kauri. Ei, no, ei, see oli üks... Kauri ei ole eks, Kauri on tulevik. Kauri on ere tulevik ja Kauri ei ole eks, ta on fuu, vaata nagu future, vaata nagu foot, no okei. Sellepärast, et ma tean, et mu ema teab, mis mul on nagu kõige parem, nagu uskumatu ma seda ütlen. Ma vihkan ennast ja ma ütlen seda, aga mu emal on alati siukene väljend. Sa tead ju, et emal on alati õigus. See ajab no, nagu sa saad mingi, et sa saad aru, et tal on õigus, aga nagu... Ei, see oligi reaalselt, okei, kui me juba siin oleme, see sama eks, see ainus eks, kes mu emale meeldis, on ju, kuna mina jätsin ta maha ja samal päeval, kui ma ütlesin emale ka, et ma jätan ta maha, vaata, me elasime kõik koos, on ju, värgid-särgid, nimesid ei nimeta. Ja mu ema ütles mulle samal päeval mingi 5 korda. Nagu, või ta siiamaani on öelnud seda mulle, et sa kahetsed seda. Tess, sa kahetsed seda. Ma ei nagu sittagi ma kahetsen, vaata. Ma ei kahetse, ma teen, mis ma tahan. Vaata, fuck you, vaata. Kõva, vaata, mutt enda arust. Ja 6 aega hiljem juba kahetsesin, vaata. Ja siiamaani tegelikult veits kriibib sees, ütleme. Ma olen ise seda meelt olnud, et kui ei ole seda tunnet, siis pole mõtet pusida. No mul läks 3 aastat aega, et sellest tundest lahti saada. Kui mitte rohkem. Mul läks võib-olla isegi mingi 4 aastat, et totaalselt sellest üle saada. No jaa, aga võib-olla oleks olnud see, et sa oleks selle tunde maha surunud mingi hetk, aga see oleks eskaleerunud. Noh, kas see läheb üle või siis eskaleerub? No meil olid teised probleem. Me olime me olime räigelt noored ka siis mul oli mingi... Ütle nüüd, et see oli mingi 13. Ei, ma olin... 19, midagi siukest, ja ta oli 22 midagi. Aga me nagu elasime juba koos, võtsime mingi kassid ja värki ja meil oli nagu... Kaua te koos olite? 2,5 aastat. See okay. Nagu jooksvalt niimoodi, 2,5, mitte mingisugust kokku-lahku, vaid 2,5 aastat ja see oli mu elu tõenäoliselt kõige parem suhe. Nagu not gonna lie. Ja siis tuli mina. Okei, lõikame selle järgmise osa välja, please, aga ma ütlen sulle siin midagi. No, järgmine inimene, kelle pärast ma selle erilise kuti maha jätsin, oligi see sama sinu nime Kaim. Oli ka Martin üks, aga selle me meil nii nagu Kauri lõika välja. Sul on mingi Martin sinu elus? Ma olen sulle öelnud ka, Martin L ka, täpselt samamoodi. A see eks või? Jaa. Ei, Lebo! Oh my god!
ai see läheb Patreoni, võt see läheb Patreoni, Martin Levo. Oh my god. Levo sai vist ka esimese shoutout'i nüüd sellel podcastil. See vend isegi ei kuula seda, aga niimoodi. Aga Janar kuulab. Janar järgmine kord, kui me Madurile kaasa on, vaata, et ma Levole võimalikult lähedal oleks. Ma ütlen ka Levole, et ta prooviks sinuga. Jaa, võiks ju. Sest nagu... üks Martin on juba tehtud, Martin L. Nüüd on järgmine Martin L. Võtta. Oh my god. Saad aru, eksiga seksimine on sama, mis seksiga eksimine nagu. Eksiga seksimine on sama, mis seksiga eksimine. Jah, ma tean. Aga ma tegin päris mitu kord. Oi, me lõikame. Kauri lõika välja. Kauri, see läheb Patreoni alla. See läheb Patreoni, see osa läheb kõik Patreoni. Meil on väga palju asju täna, mis läheb Patreoni, nii et mul on jumala pohh. Siin saab väga palju... Mul kadus mõtte ära nüüd nagu. Oh my god. Wow. Okei, aga see oli jah, vahva ja 2,5 aastat oli või 2 aastat, midagi sükest oli. 2,5 aastat on päris pikk aeg, nagu eriti noore inimene. Aga ma räägingi, et nagu me elasime koos, mitte nagu kahekesi, vaid mu empsi papsiga. No see on alati stressi tekitav tegelikult. Ei, meil oli nagu reaalselt, me olime nagu üks pere. No jaa, aga see tekitab ikkagi nagu vanematega sama katusel. Kogu see, muu vist ei ole, aga just see inimeste vaheline intiimne osa. Ei, meil on suur rida elamu, meil oli seal eraldi toad, kõik oli eraldi ruum nagu... Still did it rough, jah? Jah. Ei, ma ei tea, mul on nagu blokk selle ees. No, see on maitse küsimus, aga... Mul on nagu biit ka, vaata see biit. Mul on biit ka selle kohta, et see järjest on, minu tuba on vanemate tuba kohal, vaata. Ja see lagi on nagu väga õhuke. Meil oli samal korrusel. No on ju. Aga see on nagu, mingi viisakus on nagu seal. Ai, me tegime seda siis, kui oli... Ma tunnen, räägin väga palju, aga poogen öösel ja siis, kui neid kodus ei olnud. Või siis kell 5 hommikul, kui me möllult tulime. Ei, come on, sa oled 19, nagu sa tahad riista kogu aeg. No, ma sain ka. No, ja see ongi see koht, kus hakkavad vanemad nagu takistama. Ei, neid ei takistanud, neid ei olnud vahepeal kodus, siis ükskord oli keset päeva ka, me olime nagu, võiks ju. Ja siis, aga me tulime just lõunakast, vaata. Ja siis me olime nagu, püksid maha, vaata. Ja siis nagu olime in the middle of teisel korrusel, vaata. Siis kuuleme, et alt välisuks käib. Aken lahti, püksid, ruttu, mingi õhuvärskendit, vaata. Ja siis oli ainus kord, kus me peaaegu vahele jäänud, aga kõik puu oli timm, muidu ei jäänud üldse. Sest meil oli nagu niimoodi, et mul on nagu... Kas teil olid nagu peres piirid või? Mis piirid? Selles mõttes, et nagu kui keegi tuppa tuli sulle, siis ta koputas ja küsis, kas ta tohib tuppa tulla. Ems ei käi mul toas lihtsalt. No, viitu veab sul, Nagu ta oli... Ei, nagu selles suhtes, mu Ems oli niimoodi, et ta oli mega chill, ta oli nagu allkorrusel arvutis, vaatas telekat, ta tegi omi asju, oli kassiga, mis iganes, vaata, ja me chillisime ülalkorrusel, aga meil oli ka siuke asi, et meil oli nagu meil oli kuidagi kujunes välja väga peredünaamika, nagu ta oli nagu justkui nagu 3. poja eest, vaata, ja mu Emps ja tema nagu nad rääkisid vahepeal mingi pikki vestlusi, pidasid maha, neil oli nagu üli hea suhe ja ta ütles mu Empsi kohta Emps. Ja nagu reaalselt oli ükskord see, et isegi, et me sõitsime 4 Lätti, aga me panime mu Empsi ja mu seda tolleaegse kuti panime kuskil metsa ääres maha, me papsiga läksime algsi ostma, vaata. Ja siis mu Emps ja tema lihtsalt käisid mingi metsas jalutamas, vaata. Ja kui me tulime tagasi, siis saad aru, ta oli mingi lillekimbu mulle lihtsalt korjanud ja mingi... See oli lihtsalt nagu väga cute ja nagu väga üllatuslik. Ja siis sa praegu kaevad ennast sinna auku, vaata, kus sa lihtsalt oled maigal lihtsalt nagu... Türa, miks? Ei no jaa, ja siis nagu ei üldse oli temaga suhe oli väga tore, siuke hingelisel tasandil kuidagi klappisime, nagu ta läks mu mingi lollide ideedega ka kaasa, et kirjutame üksteisele armastuskirju, vaata, mul on ikka veel need kirjad alles ka. Need on mega nunnud. Nagu ma praegu, ma mingi 6 aega tagasi vist lugesin seda ühte kirja ja siis mul tuli pisarad silma, ma olin nagu, et miks ma siukse venna nagu käest lasin. Okei.
aga noh, nagu Desvaasile kohane, ma ei tunne ära head asja, isegi kui see mul nina all on. Shout out to my ex! Mul on hea meel, et ta isegi ei kuula seda, aga... Me peame varsti hakkama lõpetama, sest me peame minema. Ma ei ole kordagi Tallinna Mekus nagu neid tooli asju ka valmis pannud, ehk siis mul on veits stress selle pärast, kuidas see ruum valmis saab. Nii et... Kuule, räppapime, mul on kuushäda ja ma peaks Maigil minema. Okei, tarantan. Oh yeah, kolmikpauk. Okei, see läks väga halva. Teeme uuesti. See ei meeldinud sulle, ei see jääb sisse. Okei, see ei lähe Patreoni. Meie olime kaksikpauk täna. Ei, aga me olime kolmikpauk, kaksikpauk pluss Oleg. Jaa, Oleg jagas reaktsioone, ütles, me saime, Oleg andis, Oleg andis meile hindeks 4-5, me oleme väga rahul sellega. Ma oleks võinud 6-7 anda. 6-7. Ei, me ei tee seda. 6-9 või 4-20. 4-20 on halvem kui 4-15. Aga aitäh, et kuulasid. Meil oli väga fun, ma loodan, et teil ka. Meie olime kolmikpauk, mina olin Martin Laasik. Ma olin mina olin Kauri. Ja mina olin Kauri. Jälgige meid, saate kirjutada lugejakirju. Kuulajakirju. Sest nad kuulevad, mitte ei loe. Õigus, võib-olla näevad ka, ma ei tea, ma ei usu millegipärast, et sellest läheb videona, aga kuulajakirju saate siis endiselt kolmikpauk@gmail.com kolmikpauk@gmail.com please saatke, sest et me saame midagi teinekord lahata ka siin vaata for the lols. Ja meie sotsiaalmeediakanalid on @kolmikpauk, @Martin Laasik. Laasik Martin. Ja ükskord ma ütlesin Martin Laasik, @Laasik Martin, @Kauri Susi ja @Delikatesso. Ja võite ka vaadata Instagramist Enla Crafty Stilleri. Täna tuli uus video. Varsti tuleb äkki džingi ka. Varsti tuleb. Siis me peame, ma tahan ka degusteerida seda ükskord. Saab, muidugi saab. Me teeme kolmikpauk podcast degusteerimise. See oleks ülifan, sa tahtsid vaata neid kolmikpaugul, kui me oleme Rich and Famous, siis tulevad vestlusõhtud, vaata. Ja siis me hakkame... Sa räägid liiga palju meie tulevikuplaanega. Ei, vaata, see on see, et ma saan nagu jooki pakkuda, vaata. Ehk siis seal on nagu Enla Crafty Stilleri baar. Ma saan oma kimchit pakkuda, nii et need on kõik pealtvaatajad või publik on nagu lihtsalt täis ja kõhugaasidega. Oh yeah! Oh yeah! Kolmikpauk. Kolmikpauk lõpetab, aitäh, et kuulasite ja tšau. Baka bitches. Kolmikpauk.